Vaatame statistika ja tõenäosuse teemadest põhikoolis, täpsemalt sellist töölehte, kus siis õpilane saab uurida 2–5 arvu aritmeetilist keskmist. Arvud on meil väärtuses 0 kuni siis 100 ja neid saab muuda siis siit liuguri abil või siis siia sisendväljale kirjutades mingisuguse arvu, vajutades Enter ja liidetavate arve ehk uuritavate arvude hulka saame siis muuta siin all liugurist kas siis 2 arvu kuni siis 5 arvu. Kui õpilane vajutab nuppu uued andmed, siis valitakse juhuslikud arvud. Kui ta tahab aga konkreetseid arve uurida, siis ta saab siit siis kas sisendvälja kaudu või siis liuguri kaudu nende arvude väärtusi muuta. Vaatame, kuidas seda töölehte teha. Võttes GeoGebra lahti, siis kõigepealt on mõistlik tegeleda telgedega. Parem hiireklõps, graafika vaade. Võtame X-telje, ütleme talle, et ta näiteks ainult positiivset suunda. Tähisse kustutame ära ja ühikuks kirjutame punktarv. Y-teljel samamoodi tähisse kustutame ära ja ütleme, et näiteks ainult positiivset suunda. Nüüd me näeme, et siin all on näha esimene arv, teine arv ja nii edasi. Y-teljel aga tahame muuta selle telgedel näidatavate väärtusi ehk seda mastaapi, siis ma hoian Shifti all ja samal ajal vasakut tiirt all hoides lohistan siis seda telge nii, et tuleks siis nähtavale 100. Jah. Sest mul on arvud väärtuses 0 kuni 100. Nüüd paremale siit X-telje pealt ma tahan, et kindlasti oleks näha 5 arv. Pärast, kui mul tööleht on valmis, siis ma saan täpsemalt kujundada ja sättida nii, et rohkem kui 5 arv mul siis näha ei ole, kui õpilane töölehe avab. Telgedega oleme valmis. Nüüd alustame liugurite loomist. Ehk nende arvude jaoks, 5 arvu jaoks on meil vaja 5 liugurit. Võtame siit liugur, klõpsame ekraanil, valime, et on täisarv, juhuslik ja väärtus oleks kuni 100. Kasv jääb 9. Teine, jälle täisarv, juhuslik, väärtus kuni 100. Kolmas, täisarv, juhuslik ja kuni 100. Neljas, täisarv, juhuslik. Nii, 5 liugurit on olemas. Kui me tahame nüüd neid liugureid siin korraga muuta, et need ei oleks nii pika joonena kuvatavad, siis valin siit algebra vaatest esimese välja, hoian Shifti all, klikkan viimase peal, parem hiireklõps omadused ja siis siin liugurist saan võtta nii kerime alla poole, laius on 200, ma saan panna, et laius oleks näiteks 100 või 150 või mulle meeldiv suurus. Ja? Hetkel ma tähistusi välja ei lükka siit üldisest ehk näite tähist, seda teen lõpus, sellepärast et siis on hea vaadata, et kus millised tähistused on. Nüüd on hea näha, et esimesena lõin küll n-i, aga siin tähestiku järjekorras on n viimane, siis selleks, et ma ei teeks mingit ajameelsusüga, nii nüüd ta tõstab korraga, laseme lahti, siis ma tõstan selle n-i siia alla, ehk siis mul see algebra vaade ja see vaade läheb lihtsalt kokku. Nii, nüüd loome sisendväljad siia iga arvu jaoks, et esimese arvu jaoks sisendvälja, mis oleks täpselt sama väärtusega, mis on i. Selle jaoks, kui me loeme sisendvälja, lingime ta siis liuguriga i. Ehk siit võtame liuguri, okei. Tuleme siia järgmisele liuguri ott.
3. liugur K-ga linkimine, 4. liugur L-iga ja viimasele liugur N-iga. Ja ma klikkasin enam-vähem niimoodi, et vasakule paremale liikudes, selleks, et kui ma nüüd need tähised siit eest ära peidan, siis nad jääksid enam-vähem õige koha peale. Võtame jälle siit. Minul on siin kohe tekstiväli näha, aga kui sinul seda näha ei ole, siis sul võib ka olla siin see algebra kolmnurk kinni. Klõpsad selle lahti ja siin see esimene ruudukene siis kas peidab või näitab tekstiväljad. Nii. Ma klõpsan jälle esimese tekstivälja, hoian shifti all kuni viimaseni, sest et ma tahan mitmel objektil sama asja muuta. Ehk tähise näitamise tahan maha võtta ja stiilis tahan öelda, et ole 3 ühiku pikkune ja joondusest näiteks ütleme ka, et joondaks keskele. Nüüd on nad näha siin. Ma toon selle umbes siia arvu alla. Ja nüüd on selline nipp, et kui ma ei taha, kui ma nüüd rullikuga kerin, siis on näha, et see kastikene jääb maha. Kui ma ei taha, et see kastikene maha jääb, siis ma pean siit knopkast lahti laskma. Vaadake nüüd, esimene, see jäi paika rullikuga kerides, samamoodi nüüd siis teisel. Ehk kui peaks juhtuma nii nagu minul, et kui ma klipsan siin tekstivälja peale, aga aktiivseks läheb esimene, siis on oluline, et kuidas need tekstiväljad paigutuvad ehk millises kihis nad on. Võtame siit võtan siis siit tekstivälja pealt paremiire klõpsu omadused ja siin lisavõimalustes on kiht ehk millisel teda näidatakse. Paneme esimese siis 0 kihti, teise esimesse kihti, kolmandasse, üks kiht jäi vahele, aga see ei ole praegust oluline. Nii ja proovime nüüd, kas läks paremini. Nii, siin on esimene ja ikka ta segab meid. Siis paneme nad vastupidi. Viimase paneme esimesse kihti. Ja see on selline asi, mis läheb tasapisi meelest ära. Ehk kumba pidi need kihid pidid olema. Aga seda on kohe näha, et kui ta ühtipidi ei toimi, siis tasub teisipidi nad panna ja saab toimima. Nii, klõpsame jälle kinni ja nüüd näete, saame siin trükkides. Jott muutub 12, klõpsame siia, kirjutame näiteks 100 ja nüüd toimib. Nüüd nad ei sega üksteist. Jah? Enam-vähem 3 alla. See paigutamine on ka alati selline tore kunst. Nii. Siit ka, et ta ei oleks enam rullitav. 4. arv. Võtame rullimise maha. Või selle, et kui ma rullikuga rullin, et siis see jälle paigast ära ei lähe. Ehk jääb selle 5. arvu alla ja kontrollime siin ka ära, kas ilusasti liugur liigub, sest vahetevahel on see, et kui me hajameelsusest mingi teise valime vale liuguri, siis hiljem seda viga otsida on keerulisem alati kui värskelt. Praegust igatahes olid kõik need sisendväljad lingitud õige liuguriga. Nii, sisendväljad on meil paigas. Ja nüüd me saame siis minna lõikude loomise juurde, mis siis tähistavad või kuvavad nende arve siin, eks ole, kas siis 100 peaks olema siis siit 0 kuni 100 see lõik. Ja selleks, et neid lõike luua, trükime siia sisendreale lõik. Valime siis 2 punktiga määratud lõik. Ja esimeseks punktiks olgu meil siis 1 ja 0. Ja teiseks punktiks võtame siis 1 ja i-väärtuse ehk liuguri i-väärtuse. Ja kui ma nüüd vajutan Enter,
siis ta ütleb mulle, et vale sulgude arv ja ilmselgelt on vale sulgude arv, siis näete see lõigu lõpetav sulg, see kadus mul mingi hetk ära. Nii, lõik olemas. Vajutan Enter, tekkis lõik F. Järgmise lõigu jaoks ei pea me enam kõike nii pikalt trükkima, vaid võtan noole ülesse klaviatuuri pealt ja nüüd kohendan seda lõiku selliseks, nagu ma tahan. Liuguri Joti siia kohale ja läksin mööda, siia panen 2, nägite juba ta liigub, see lõik seal. Ja kui ma nüüd siia ka panen alguspunkti 2 nulliks, siis ongi mul uus lõik käes. Enter. Ja jälle Liuguri Jotist järgmine oli ka. Ja nüüd tulevad nad 3 juurest. X-i väärtus on 3. Nii. Ka L oli nüüd Liugur. Ja X-i väärtus on 4. 4. arvul 4. Nii. Ja 5. arvul siis vastavalt Liugur N. Ja X-i väärtused on 5. Nii. 5 lõiku tekitatud. Saame jälle kiiresti kontrollida, kas lõigud on ilusasti dünaamilised. Oi, võtsin nüüd kõhist kinni. Nii. On dünaamilised. Kõik muutub ilusasti nii, nagu me tahame, et muutuks. Nii, saame hakata siis sellist juhendit lisama. Lisame siia ette väikese juhendi teksti näol, kuhu siis trükime, et aritmeetilise keskmise leidmiseks liiguta liugureid või muuda arve vastavalt lõikude all. Ja kui ma tahan, et ta teeks reavahetuse, siis vajutan siin vastavates kohtades Enter ja ütlen OK. Tekib tekst 1, mis jälle ma panen seda knopkat, kasutan selleks, et ta rullides ei rulliks kaasa ja teksti siis vaatan kas väike või väga väike, vastavalt nii, nagu mulle meeldib. Salvestame vahepeal. Ja läheme siis tekstidega edasi. Paneme siia alla siis selgitava tööjuhendi jälle teksti näol. Mina võtan juhendis Ctrl-C, Ctrl-V neid tekste, et hästi kiiresti saada teksti. Sama võite ka teie teha, kui juhend on arvutis avatud. Ja siin jälle, kui ma nüüd kohe selle Enteriga ei liigendanud, siis ma saan seda siiski teha uuesti topelt-hiireklips ja vaatan, et mis saadakse. Paneme näiteks Enteri siia, ütlen OK ja on mul näha ilusasti tekst. Võin panna ka väga väike. See on jälle vormindamise küsimus, et millist teksti ma tahan, kui suureks ja kui väikeseks. Nii, tekst on olemas. Nüüd loome sellise teksti, mis meile kuvab siis aritmeetilise keskmise üldvalemit. Valime teksti, klõpsame ekraanil ja siin valema loomisel me kasutame LaTeX avaldist. Nii, arvuti korraks mõtleb. Nii, paneme LaTeXi sisse ja nüüd siit diakriitikutest võtame siis X kaetud. Nii, võrdusmärk ja esimesest valikust saame murru. Nüüd B asemel ehk nimetajasse paneme N-i ja siia ülesse, lugejasse
ma võin siia lugematul arvul tühikuid lisada, siia alla neid ei tule. Et LaTeX on tühiku sisestamiseks vaja valida siit sümbolid üldisest tühiboks, siis ta lisab tühiku. Aga niisama tühikuid klaviatuurist vajutades ta siia ei kuva neid. Ja nüüd, mis me tahame siia kirjutada? Me tahame kirjutada, ehk siin oleks x1 plus x2 plus kuni siis xn n-ist liige. Siis selle koha peale ma tahan siit valida x alaindeksiga a ja selle a ma muudan ära, panen 1. Ja nüüd pluss. Ja tegelikult ma ei pea enam sealt valima, vaid ma märgistan ära Ctrl-C, Ctrl-V, muudan selle indeksi ära, 3 punkti, Ctrl-V, lõpus selle plussmärki ma enam ei vaja ja viimase selle alaindeksiks panen siis n-i. Jah? Nii, me näeme siin, et kuvatakse ilusasti siis see valem, aga me paneme tähele ka, et selline 3 punkti ja selle xn-i vahel ei ole tühikut. Selleks ma tulen siis siia vahele ja võtan sümbolitest ja lisan siis tühiku. No, ei tule. Aga ka plussmärk on mul siit puudu. Nii, lisades plussi läheb ilusasti kõik paika. Okei. Ja jälle saan teksti kujundada, võtta teda väiksemaks, lukust lahti võttes saan asukohta natukene muuta. Nii. Ja nüüd me hakkame tegeleme siis ettevalmistustega, et me näeksime siin siis konkreetsete arvude leidmise jaoks tekste. Loome kõigepealt siis loendi, mis sisaldab meie arve ehk loendi, sisendreale siis kirjutame i, j, k, l, n ja vajutades Enter tekib loend 1, mis sisaldab siis meie arve. Ja kui me tahame nüüd ära määrata, et mitut arvu me vaatleme korraga, vajame me jälle liugurit. Klõpsame siin ekraanil. Tähis on A ja me vajame liugurit, mis oleks siis minimaalne väärtus 2 ehk 2 arvu kuni 5 arvu ja kasvu paneme siis 1. Ehk siis on 2, 3, 4 ja 5 need võimalikud väärtused. Nii, liigume. Siit algebra vaates me näeme, et on 2, 3, 4 ja 5. Siin seda pealdist, meil on praegust näitab siin 5, ta on peidus selle teksti taga. Kui ma nüüd lohistan siia alla poole, siis on näha, et A võrdub 5. Kui ma tahan seda kuidagi teistmoodi, et ta kuvab, siis ma saan siin paremeereklipsu teha, omadused ja üldises saan öelda, et pealdis oleks, et muuda liidetavate arvu siin. Ja vajutades Enter, ta muudab ka kohe siin ära, et mida ta siis näitab, et ta näitab pealdist. Nii. Olemas. Seda saab natukene kohendada, seda teksti. Et kus kohal ta täpselt seda näitab. Natuke paremale sikutada, et siis liikudes ilusasti liigub see tekst kaasa. Samamoodi võib selle liuguri pikkust ka muuta, nii nagu eelnevate nende liugurite pikkust muutsime. Nii, nüüd leiame siis 5 kuni 5 arvu aritmeetilise keskmise. Ja kuidas?
me kirjutame sisendreale summa ja L1 summa tahame ja täpselt nii mitme summat, kui on siis meil liidetavaid valitud. Ehk praegust, kui siin on arv 4, siis ta leiab 4 esimese liidetavate summa. Kui me siit liugurit muudame, siis 3 esimese selle elemendi summa, eks ole, või liidetava ja nii edasi. Võtan siit ainult 2, siis näitab 2 esimese arvu summat. Nii. Seda me kasutame siis hiljem tekstide kuvamiseks. Siis on nagu lihtsam, et me kasutame lihtsalt arvu B, aga me teame, et mis see on. See muudab teksti dünaamilisemaks lihtsalt. Ja nüüd hakkame looma siis tekste. Me loome mitu erinevat teksti. Ja siis loome teksti, mis otsustab ära, millist teksti meil näidatakse. Ehk me loome kõigepealt teksti selliseks juhuks, kui meil on 2 liidetavat, siis juhuks, kui meil on 3 liidetavaks, juhuks, kui meil on 4 liidetavat ja juhuks, kui meil on 5 liidetavat. Ehk alustame siit teksti loomist. Klõpsame, praegust ei ole oluline, kus täpselt klõpsata, siis selle teksti me peidame ära. Ja tegelikult kui ma alguses loon 5 liidetava jaoks, siis ma alustan samamoodi, ma panen latehi sisse. Võtan siit samamoodi jälle X kaetud. Võrdub. Jälle vajame murdu. Murru alla nüüd me kirjutame A. Aga me ei lisa A-d mitte staatilise tekstina, vaid objektina. Siis ta näitab meile kohe, et mitu liidetavat meil on hetkel. Ja siia ülesse ehk lugejasse nüüd tuleb siis loendist 1. Kõigepealt siis esimene element. Element loendist 1 esimesel kohal. Ja siin jälle on mõistlik teha Ctrl-C, Nii. Kõigepealt ära märgistada Ctrl-C ja nüüd pluss ja jälle objekt. Võib-olla isegi kõige lihtsam on võtta see tühikast, Ctrl-V ja nüüd öelda talle, et teine element pluss tühikast. Jõudsime 3. elemendi juurde pluss tühikast 4. element ja pluss tühikast ka 5. element. Nii. Nüüd me jätkame seda rida võrdusmärgiga või avaldist. Ja jälle murd. Nimetajasse endiselt siis A ehk võtsin tühja kasti A. Ja lugejasse siis arvutame ära selle summa ehk konkreetselt siis meie valitud on 2 elementi, 2 elemendi summa. Tore oleks osata teha nii, et kohe oleks see tekst dünaamiline, ehk ta oskaks siis teatud 2 elemendi ajal leiaks kohe siis, et siia jääb ainult 2 elementi või 2 liidetava puhul ja 3 arvu uurimise puhul oleks siin kohe 3 arvu näha ja mitte rohkem. Kuna seda me täna ei oska, siis me niimoodi trikitades lähemegi sellest mööda. Siin see B on juba dünaamiline, sest et kui me selle B panime, siis B arvutas meil ära konkreetselt siin 2 esimese elemendi summa. Ja? Nii, läheme siia lõppu
võrdusmärk ja nüüd tühja kasti sisse on mugav kirjutada B jagatud A-ga, ehk ta leiab selle aritmeetilise keskmise. Rääkides nüüd aga värvidest, praegust on näha, siin kõik on must. Kui me tahame nüüd siia värve trükkida, siis hea on kasutada neid värve, mis on mugav kirjutada. Ma tulen siia vahele, teen tühikud. Ehk siia landscapes aldiga ja siis küsimärgi alt tuleb ta minu klaviatuuri pealt. Kirjutame siia red ja esialgu ta värvib mul kohe esimese numbri ainult ära. Aga kui ma tahan, et ta mingisuguse vahemiku värvib, siis ma võtan alustava looksulu ja panen siis siia elemendi taha lõpetava looksulu. Siis ta värvib mul kogu selle vahemiku, mis on looksulgude vahel, punaseks. Nüüd teise siis värvi valime näiteks kullase. Nii, on näha kullane. Nii, kolmas element. Võtame siis rohelise. Neljas element sinise. Ja viies element, nii, ma kaotasin ära silmist, üks tagasi. Viies element siis lilla. Nii, nüüd on nad kõik värvitud ära. Võib-olla see kollane ei ole kõige parem valik, sest vahetevahel see kollast, kui klassi ekraanile näidata, siis ta võib selle ära süüa, sest et on kõige heledam. Siis tasub üle vaadata, et äkki ehk see värv ära muuta. Nii, okei. Siin rohkem midagi ei muuda, vaid kohe alustan järgmise ehk 4 arvu jaoks sama sisestamist. Lateh. Võtame siit X kaetud. Nii. Võrdusmärk. Murrud. A. Ja siia üles jälle tuleb see siis kirjutada. Üks võimalus, kuidas kopeerida saab ka, on, ma vajutan siit praegust okei. Tuleme siia eelmise teksti sisse, võtan Ctrl A, Ctrl C. Tuleme nüüd selle teksti sisse, mis pooleli jäi. Nii. Omadused, tekst ja tulen siia uuele reale, panen Ctrl V, siis ta värvib, kõik värvid on mul olemas, aga ma pean lihtsalt need kastid nüüd õigesse kohta panema. Ma nii, natukene tahan seda, okei, ma teen seda akent suuremaks, siis on mugavam seda esimest rida tahan ära kustutada, sest et mul ei ole seda vaja, või ma tegelen ainult selle viimase reaga. Ehk ma kopeerisin selle põhja ära omale. Ja nüüd on siia punasesse elementi. Ma tahtsin siis element L1-st, mis oli esimesel kohal. Ja ma saan nüüd jälle siit kiiresti Ctrl C-ga võtta jälle tühja kasti ja muudan ära, et see oli teisel kohal olev element. Siia jälle tühi kast. Kolmandal kohal olev element. Ja siia tühja kasti sisse
4. kohal oleva elemendi ja seda 5. mul ei ole vaja, vaid ma kustutan selle ära. Ja nüüd siia lõppu samamoodi jälle B jagatud A-ga. Ja päris lõppu on mul vaja siis, et ta ära arvutaks. Ahaa, ma tegin nüüd katki selle, et mul ei ole murdu siin all näha. Kohe tegeleme sellega, et see oleks terve. Ma panen siia lõppu siis ära selle B jagatud A-ga. Nii. Võtame, vaatame, kus ma katki tegin. Siin ei ole. Siin peaks olema, mul nüüd ei teinud isegi katki, vaid et ma tahan näidata selle A-väärtust. Nii, nüüd on olemas. Ehk kui mul on 4 liidetavat, näitab ta mulle seda teksti. Okei. Nii. Kontroll A, copy. Paneme siit kinni. Klõpsan jälle siia peale. Ei, võtan teksti. Klõpsan siia peale ja Ctrl V-ga jälle kleebin. Ja nüüd ma vaatan, et ma võin siit tagant kohe selle blue ära võtta. Ehk selle viimase värvi võin ära võtta. Kustutan ära. Päris lõpust algan seekord pihta. Võtan objekti. Sinna kirjutan B jagatud A-ga. Siia alla läks siis A. Siia ülesse läks siis B. Ja siin jälle nimetaja A. Ja hakkan nüüd tulema siis tagantpoolt ettepoole. See on 3. liidetav. Ehk võtan tühja kasti. Ahaa, mul oli nüüd vana asi siin. Kustutame ära. Tulen sealt tagant. Nii. Ja kirjutame uuesti element L1 kohal 3. Ja ma ei võta nüüd täid seda arvu, vaid et võtan osaliselt kopisse. Tühi kast. Kohal 2. Sulg kinni. Nii. Jälle tühi kast. Kohal 1. Sulg kinni. Nüüd on mul olemas siis tekst, kui on 3 liidetavat. Okei. Ja nüüd 2 liidetavate jaoks siis viimasena. Ahaa, ma ei võtnud Ctrl C-d jälle. Aga võtame ikka. Nii saab kiiremini. Tuleme siia Ctrl A, Ctrl C. Paneme kinni. Valime teksti. Ctrl V. Ja nüüd jälle viimane liidetav siit on roheline. Ma kustutan selle maha. Ja alustame jälle lõpust. Tühi kast. B jagatud A-ga. Siin nimetajas jälle A. Nii. Lugejas jälle B. Nimetajas jälle A. Ja see on nüüd teisel kohal olev element. Siis võtan element L1 kohal 2. Ja jälle Ctrl C, Ctrl V. Lisame tühja kasti. Aga et ei ununeks ära, elementi muutasin. Okei. Nüüd on mul kõik need tekstid olemas. Ja nüüd loome sellise teksti, mis otsustab ära, millist teksti näidatakse. Ma need siin kohe peidan ära selleks, et nad ei segaks meid. Ehk tuleme algebra vaates allapoole. Siin tekst 3 oli meil üldvalem, tekst 4, tekst 5, tekst 6, tekst 7. Peidame ära. Ja nüüd lisame siia siis teksti, mis on siis konkreetselt meile antud juhtumil oluline. Ja kuidas seda teha? Me võtame siit objekti, võtame selle tühja kasti ja hakkame kirjutama. Kui. Ja nüüd mida? Kui A siit sümbolitest võtame sellise sümboli nagu võrdub ja küsimärk on peal. Kui A on 5, ehk kui meil on 5 arvu, mida me uurime, siis
näita tekst 4. Nii. Kui aga meie A on, ma nüüd jälle juba kopeerin siit ja kleebin, kui aga meie A ehk vaadeldavate arvude hulk on 4, siis näita tekst 5. Samas, kui aga, kui ei võtnud siia, kui aga meie vaadeldavate arvude hulk on 3, siis näita tekst 6. Vastasel juhul näita tekst 7. Ja nüüd on vaja õige arv sulge kinni panna. Ja kui õige arv on sulge kinni, siis ma näen tulemust. Nüüd, kui sa näed sellist tulemust, siis sellel on ainult üks põhjus. Siin LaTeXi avaldise ees ei ole linnukese märke. Nii kui ma panen siia selle linnukese, ma näen tulemit, võtan selle linnukese ära, siis ma näen sellist vaadet. Nii, aga meie tahame näha nii. Ütleme okei. Ja nüüd jälle tõstame ta siia omale meeldivamasse kohta. Ma teen ta natuke väiksemaks. Nii. Ma panen ta lukku ja proovime. Võtame 3 liidetavat. Nii. Näeme 3 liidetavat. 3 on all. 3 liidetavate summa ja tulemus. Võtame 4 liidetavat. Võtame 5 liidetavat. Ja? Ilusasti töötab. Nüüd on puudu meil veel 2 asja. Siin arvu keskmise näitamiseks. Kas siis lõik või siis siin see kiir. Ja siis meil on puudu see, et kui me nüüd siin võtame liugurist liidetavaid vähemaks, siis ta peaks tegelikult need vastavad liidetavad ka ära peitma, mida ma ei vaatle hetkel. Ja samas mul on näha siin tekstis, et on punane, aga mul ei ole veel see lõik ja see liugur punaseks värvitud. Nii. Täiendame siis esialgu seda meie diagrammi siis lõigu abil, mis siis näitaks meil keskmist. Kirjutame jälle sisendreale lõik. Võtame lõik 2 punkti abil. Ja esimeseks punktiks siis võtame 6 ja 0. Teiseks punktiks võtame 6 ja y väärtuseks b jagatud a-ga. Oi, jagamismärki tulnud, jagatud a-ga. Ja jälle sulg kinni. Nüüd me näeme seda number 6 juures siis seda keskmist kujutavat lõiku. Enter. Nii. Loome ka, pealdisi võime kohe ära muuta. Tuleme siia peale. Võtame omadused, paneme pealdiseks keskmine. Enter. Samas me võime kohe ka värvi ära muuta. Võtame siit värvi, paneme ta näiteks 3. halliks. Muutus halliks, jah. Nüüd loome kiire, mis kujutaks keskmist, jah. Kiir alguspunkti ja punktiga. Alguspunktiks meil siis 0 ja b jagatud a-ga. Ja punktiks, mida ta läbib, on siis 6 ja b jagatud a-ga ja lõpetav sulg, nii sulud tasakaalus, tekkis siia kiir R, teeme jälle parameeria klõpsu, omadused
ja üldises saame pealdiseks jälle kirjutada keskmine, enter ja värvi siis sama halli värvi. Nii. Nüüd on näha kiirkeskmine ja lõikkeskmine. Loome siis märkeruudu, mis näitab siis emba kumba. Et kas siis seda lõiku või siis seda kiirt, sest kui ta mõlemat näitab, siis võib tekkida segadus. Ja siia alla siis märkeruut. Klõpsame see. Ahaa. Nii, klõpsame siis siia. Nii, märkeruut läks paigast ära. Märkeruut. Ja pealdiseks võime kirjutada keskmine. Ja nüüd on see, et valime objekti, mida ta siis peidab või ei peida. Võime siit praegu valida, aga me võime ka teha nii, et rakenda. Nii. Lohistame ta siia. Ja hoopis nüüd läheme objekti peale ja objektile ütleme siis, et mis tingimusel näidatakse. Ehk näiteks lõigu peale minnes võtame omadused ja lisavõimalustest. Tingimus, kuna näidatakse, kirjutame, et kui C, siis võrdub nulliga näiteks, või siis ei võrdu. Kui siia paneme, et võrdub nulliga, nii, siis läheme kiire juurde ja kiirele ütleme siis, et C, kui ei võrdu nulliga. Nii, ja nüüd kontrollime. Ahaa, siin on jälle need omavahel konfliktis kihtide pärast. Tõstame siis, see oli nullindas kihis, vaatame üle tekstiväljad. 7 lõpetasime nulli juures 2. Muudame siit, paneme 9. Nii. Nii, ikka kiusab. Ikka kiusab meid. Tekstiväli 5 on kihis 1, kihis 2, kihis 7, 6, 1. Okei, 1, 2, 3, paneme siia siis 3, siia 4, siia 5 ja tõe väärtusele paneme siis 7. Nii, ja nüüd toimib ilusasti. Nii, vaatame veel korraks üle, mis meil puudu on. Meil on puudu veel see, et me võiksime ära värvida ühesugused elemendid ühte värvi. Ehk siit liugurii ja arv ühte näitavad siis lõigu ühte samat värvi. Siis me saame valida siit liugurii ja lõik F, hoian kontrolli all, klõpsan ka lõigu F-i peale, paremire klõps, omadused ja nüüd valin värvi ehk panen nad punaseks. Nii, kohe muutus. Järgmine arv oli meil kollane, mis tähendab seda, et jott ja lõik G peaks olema kollased. No ma valin mingi sellise tumedama kollase, siis on paremini näha. Kõh ja lõik H võiksid olla meil siis rohelised. No. L ja M siis sinised ja viimased 2 siis lillad. Vaatame, kui millist tooni lilla meil tuli. Ahah, praegust pole näha. Valime siin näiteks selle lilla ja kui see meile ei sobi, saame kohe tulla muutma. Kontrollime siit liidetava lõppu. Ei, siin on lilla kui see, mis me valisime. Ehk tuleme siis omadustesse tagasi. Nii. Ja valime siis
sellise lillakama lilla. Nii, nüüd on ta rohkem selle lillaga sarnane. Ja samamoodi me tegelikult ei taha näidata siin neid pealdisi või siis nimesid, lõigu nimi on I ja siin lõikudel samamoodi võtame parema hiireklõpsu ja siin samas võib valida ka mitu korraga, et ütleme siis mitmelet omadustest, üldistest, et näitaks, väärtust näiteks ainult. Ja samas lõikudel näitaks ta siis tähiska maha. Nii. Nüüd on liigutades siit. Arvud muutuvad. Siin lõigu pikkusena, siin all. Keskmine kohe muutub dünaamiliselt ja siin ka arvud muutuvad. Kontrollime veel ära liidetavate arvu. Ka kõik on paigas. Ainult veel küsimus on peitmises, ehk kui meil on 2 liidetavat, siis me ei taha, et näidataks 5. arvu, tema liugurit, temale vastavat lõiku ja siis seda teksti välja ka. Ning kuidas seda teha? Tuleme siia n-i peal, parem hiireklõps, liuguri n-i peal. Ja kuna ma tahan jälle mitmel asjal korraga määrata, siis võtan korraga need asjad. Siin on kontrolli jälle all hoides ja viimane tekstiväli ka. Nii. Ja ütlen lisavõimalustest, et kuna siis seda näidatakse. Ma tahan, et seda näidatakse siis, kui A on suurem või võrdne 5-ga. Enter. Nii. Ja nüüd teksti välja 4 ja lõiku M ja arvu L. Ma tahan, et näidatakse siis, kui A on suurem või võrdne kui 4 ja kõhhi ja H-d ja tuleme siia alla ja teksti välja 3. Ma tahan, kui näidatakse siis, kui A ehk meie uuritavate arvude väärtus on kas 3 või suurem sellest. Nii. Kontrollime jälle 2 arvu. Siin on näha 2 liugurit. Siin vastavalt 2 arvu 3 arvu puhul, 4 arvu puhul, 5 arvu puhul. Siin nüüd toome natukene lähemale. Ja ongi üldiselt tööleht valmis. Lisaülesandeid saab pusida juba iseseisvalt.